Näitan teile, kuidas peale kanda Pro Base Builder aluskeellakki. Seda võib kasutada siis lihtsalt värvi andmiseks või siis ülesehitamiseks ja valisin välja praegult kõige populaarsema tooni number 14. Tegelikkuses on neid toone 15. Kõigepealt kannad siis peale teda õhukese kihina naturaalküüne peale. Ehk siis võite ta siis alusena kasutada või siis värvi andmisel, et kõigepealt õhukese kihina. Kui on vajadus, siis peenikese pintsliga aitad need ääred siis ilusti veel ära sättida. Kui sa soovid, siis sa jätadki ta lihtsalt niimoodi õhukeselt. Kui sa tahad teda modelleerivana kasutada, ehk siis modelleeriva keellakina, siis ma võtsin seda natukene rohkem. Tekitan siia küünele kumeruse, ehk siis panen siia küünele keskele natukene rohkem teda. Tekib kumerus. Ja kui on küünepind natukene suurem, siis tuleb neid kumerusi natukene külgede peale ka sättida ja kõige lihtsam on nüüd pärast siis peenikese pintsliga niimoodi laiali ajada. Ehk siis kasutan selleks praegult Crystal Art S pintslit, selline peenikene pintsel ja nüüd sellega siis aitan kaasa selle kumeruse sättimisel. Tegelikult see Pro Base valgub hästi ilusti ka ise laiali, et kui nüüd külje pealt vaadata, siis on kumerus hästi ilus. On antud siis küünele värv ja kumerus juba kõik ühes. Ja tugevdad niimoodi siis naturaalküüsi selle Pro Base'iga.